Tere! Minu nimi on Irina ja ma olen inglise keele õpetaja ning selle video eesmärk on teha kokkuvõtte 3 nädala distantsõppe kohta ja eelkõige on see pöördumine lapsevanemate poole. Need 3 nädalat on olnud kõikidele katsumusrohked ja ma ütlen ausalt, et olles ise lapsevanem ja enne seda, kui ma üldse hakkasin töötama haridussüsteemis, ma ütlen ausalt, et minu jaoks oli see pidev alateadlik stress, kui minu lapsed läksid kooli ja see hirm, et nad ei ole piisavalt head või nad ei saa hakkama, see oli pidev. See on väga tundlik teema, nii et vanemad, ma mõistan teid väga hästi. Mul oli lausa selline tunne, et ma nagu ei armastaks oma last. Ma pidevalt kritiseerisin, kui ta ei saanud millegagi hakkama või kui tal oli vaja millegi jaoks rohkem aega. Ja tegelikult ma hakkasin oma tööd tõeliselt armastama siis, kui ma suutsin ennast panna õpetaja rollist õpilase rolli, ehk siis ma hakkasin õppima neid asju, mis minu jaoks olid uued ja teadmatud. Ja need viimased 3 nädalat näitasid mulle, et need Skype'i tunnid, mida ma olen läbi viinud, 30% teen Skype'i tunde, 70% on praktilist tegevust, näitasid mulle, et meie lastel puuduvad digioskused ja digipädevused, mis on praegusel ajal tegelikult, mis peaks olema päästerõngas meil kui IT-riigil ja meil on tõesti palju põhjuseid, mille üle uhked olla, aga kahjuks koolis informaatikat on väga vähe, õpilased ei suuda leida neid õigeid allikaid, ka kaasa arvatud minul on olnud raskused sellega ja miks ma seda räägin, sest Skype'i tundide ajal olen ma tähele pannud, kuidas vanemad sosistavad, vajuta sinna, tee seda, et vanemad on lausa stressis. Nad istuvad kõrval, jääb mulje nagu kas lapsevanem ei usalda õpetajat või nad ei usalda omaenda last. Ja ma olen pidanud pöörduma lapsevanemate poole palvega, et nad laseksid meil viia läbi tundi, et nad võivad teha oma asju ja tegelikult, sest lapsed on pidevalt vaatavad vanemale otsa, et kuidas tema reageerib, kui ta vastab minu küsimusele näiteks. Ja mul on palve, usaldage mind ja usaldage oma lapsi. Ma ei taha, et teie teeksite minu tööd ja ma ei eelda seda. Te ei ole õpetajad, kui te ei ole õpetajad ja te ei pea tegema õpetaja tööd. Ja üks asi on digioskus, mis peaks olema ka päästerõngas praegusel ajal meie digiriigis, mida kahjuks ei ole, informaatikat on vähe ja digipädevused on nõrgad vaatamata sellele, et meie lapsed veedavad väga palju aega arvutites, telefonides, tehes kindlasti midagi muud. Teised oskused, millest on meil väga vajaka, on 21. sajandi oskused ehk õpioskused. Mina rakendan neid teemasid ka oma tundides, eriti vanemate õpilastega. Ja need 21. sajandi oskused on siis communication, suhtlemine, collaboration, koostöö, critical thinking, kriitiline mõtlemine ja creativity, loovus. Ja mida ma olen tähele pannud, et siiski laste eeskujuks on lapsevanemad. Ja kui lapsevanematel ei ole neid oskuseid, suhtlemisoskuseid, siis on ka raske on ka neid õpilasel rakendada. Ma andsin kõikidele lastevanematele oma telefoninumbri ja mulle on 3 nädala jooksul helistanud 6 lapsevanemat. Ma eeldan, et kõik on korras, et kõik saavad hakkama, kuid juhul kui mul on olnud ka signaale, et siiski lapsevanemad kurdavad ja olen kuulnud oma sõpradelt ja tuttavatelt, kui raske on see periood praegu ja ma mõistan teid. Ma pöördun teie poole palvega,
kui teil on küsimusi, kui ma olen tõesti rohkem andnud, kui te jaksate teha, kui te jõuate teha, siis palun pöörduge minu poole otse, helistage mulle. Me saame suhelda, me saame kokku leppida ja ma saan teid ka aidata ja last suunata. See ongi kommunikatsioon, 21. sajandi oskus, koostöö meie ja minu ja lapsevanema vahel selleks, et aidata last. See on ju meie ühine eesmärk. Ja ma ei tea, mis toimub teie koduseinte vahel. Ma ei tea, mitu arvutit on iga pereliikme kohta. Ma ei tea, kellel on mis koormus. Sellepärast ma kutsungi teid. Palun helistage mulle. Niimoodi me saame õpetada ja suunata oma lapsi ühendama digipädevusi ja 21. sajandi oskuseid arendada. Kui on midagi arusaamatu, küsi. Näita, et sind huvitab, näita, et sind et sa hoolid. Teeme koostööd. Ma loodan, et see video on toeks paljudele lastevanematele ja et see video julgustab teid. Helistame otse oma aineõpetajale, eelkõige minule, minu õpilaste vanematele, kui on küsimusi ja kui ma olengi teinud midagi sellist, kus juhendid on ebaselged, siis ma olen väga hea meelega valmis aitama. Aitäh teile ja aitäh teile toetuse eest.